Tere rahvas ja tere tulemast kuulama meie 4. Dance What's Upi podcasti episoodi. Mina olen Rebecca Ja mina olen Lisel. ja tänases episoodis tuleb siis põgusalt juttu motivatsioonist ja natuke ka inspiratsioonist ja Ja. natuke ka muudest teemadest. Ja rääkides motivatsioonist, siis ütleme nii, et me oleme tagasi nii-öelda pikemalt pausilt. Meil oli väike talveuni, sorry. Ja vabandused, et meil natukene pika peale venis. Ilu tuli ette vahepeal, aga me oleme täitsa tagasi ja eks näis, mis me teieni hakkame taaskord tooma. Nii et uus aasta. Uus meie. Nii, aga Lisel, mul on kohe küsimus sulle. Mis sind motiveerib praegu sellel hetkel siin? Tegelikult see on nagu väga raske küsimus. Pigem väga paljud asjad, väga mitmed asjad. Kindlasti on, mind näiteks juba motiveerib see, kui ma näen nagu väga motiveeritud inimesi. Et mulle meeldib olla ümbritsetud inimesed, kes on nagu motiveeritud, nad teavad, mis nad tahavad, et nad on hästi nagu eesmärgipõhised. Et see kindlasti nagu toetab, et mina oleksin ka oma asjades. Ja kindlasti ka protsess või nagu see, et kui ma võtangi mingi projekti või eesmärgi endale, et see protsess ja siis kui ma teen selle pika raske protsessi ära, siis ma tean kuskil tagajus mul on see teadmine, et nagu see tuleb äkki välja ja kui see välja tuleb, et siis see nagu eduelamus, mis ma saan sellelt. Ja, kindlasti. Ma pean nõustuma. Mind motiveerib ka tegelikult väga suurelt mõjutavad nagu teiste inimeste ongi nagu tuju ja nagu nende motiveeritus. Ja kui oletame, sa oled koos mingisuguse inimesega, istud kuskil, ma ei tea, matemaatikatunnis või midagi ja su pinginaaber lihtsalt nagu absoluutselt ei taha õpetajat kuulata, siis on see, et aga äkki ma siis ei taha ka õpetajat kuulata. Ja siis ongi see, et ma siis ka ei kuula. Aga ja sinna pinginaabri jutu juurde mul tuli kohe mõttesse ka minu jaoks veits unepool, et kui ma olen vähem maganud või ma olen nagu hästi kurnatud. Aga mul ei ole motivatsiooni seda teha, et siis mul on peas kohe see, et kui ma nüüd, ma võtan pausi äkki, et ma puhkan natukene, aga tegelikult ma ei puhka, et ma lihtsalt olen kuskil sotsiaalmeedias omadega. Et kui mul on mingid kohustused, mis vajavad täitmist, aga ma olen une tõttu või mingi muu asja tõttu rohkem kurnatud. Ja mul on nagu, ma teen pausi, et olla kuskil nutiseadmes mingis kanalil, et siis kindlasti ka motivatsiooni vähemalt mul ei ole. Kuigi ma kõlasin praegu nagu reaalne mingi täiskasvanud inimesed ja need sotsiaalmeedia kanalid. Sotsiaalmeedia on selle ajastu noortele ikka täiesti kohutav asi. Aga kui me nüüd lähme rohkem tantsupõhiseks, siis mis just nagu tantsumaastikul sind motiveerib? Samamoodi ikkagi inimesed lõppude lõpuks. Võib-olla Eestis on nagu mul nagu hästi lähedased inimesed, enamasti kõik tegelevad tantsuga, et näha nende arengut ja mul on reast sõpru, kellega ma olen tantsinud koos nagu süvitsi nagu ikka nagu mitu aastat ja vahet ei ole, kuhu võistlustele ma lähen või trennisaalis me oleme, et nagu vahet ei ole, mida me teeme, ikkagi nad suudavad mind üllatada. Ma nagu vau, et ma ei tea, pole kuu aega näinud inimest nagu korralikult tantsimas, sa näed nagu tantsimas nagu vau lihtsalt. Ja samamoodi, kui mul on võimalus paar korda ka välismaal käia tantsuga, siis need inimesed samamoodi, et nad on hästi avatud. Et meie kui eestlaste kohta öeldi nagu kui me oma seltskonnaga käisime, et me oleme siis natuke kinnisemad, siis natuke kurjemad, aga nemad on kõik seal mingi pidu, eks ole, et kõik on mingi, nagu kuidas läheb, et hästi nagu avatud ja nagu räägivad. Et see on kindlasti iga kord, kui ma näen ka näiteks neid uusi tuttavaid kuskil sotsiaalmeedias, oma tegemisi tegemas, ma tuleb kohe meelde, kui nagu elurõõmsad nad on. Et see kindlasti. Ja kuidas sul on, mis siin nii-öelda siin? Kuidas mul või? Ja. Kusjuures hiljuti ma olen nagu saanud mingisuguse
uue nagu vaatenurga võib-olla. Mhm. Või nagu üleüldse see aasta ma olen väga võtnud endale nagu hooaja eesmärgiks kui selliseks, ongi enda nagu stiili või noh, et ma ei piirduks ainult hip-hopiga, et ongi see showpool ja kõik see. Ja siis eks ikka nagu erinevad tantsuõpetajatel on nagu erinev lähenemine. Ja siis väga ongi hakanud motiveerima tegelikult ka nagu inimeste positiivne tagasiside. Või nagu ongi see, et noh, näiteks kui käid võistlusel on ju, tulevad lavalt maha, võib-olla ei saa kõige mingi esimest kohta, mis noh, ei olegi vajalik selles suhtes. Aga ongi see, et hiljem noh, oled mingi kodus on ju, juba peale pikka võistluspäeva ja siis ongi see, et sa saad selle nagu noh, väikse paragraafi vaata, et ei ole oluline, et mis koha me saame, et olete ikka nagu noh, oleme ikkagi head tantsijad ja et kõik on väga hästi, et alati need kirjad on nagu siuksed väga head ja ka mingi peale workshop'e ala ongi, kui sa paned mingi Instasse mingi klipi üles on ju, ise mõtled, et no see ei ole kõige parem sooritus, et aga no las ta olla seal. Ja siis juba sealt ka need positiivsed tagasisided, mis inimesed annavad, ongi mingi, kas või mingi väike mingi yes girl, aga nagu juba see on täiega siuke nagu, noh, mul on täiega nagu, kuidas mul eesti keel, noh, lihtsalt uhke tunne tuleb, et nagu ma sain milligiga hakkama ja siis juba nagu järgmisele workshopile minnes või ongi mingi järgmisele võistlusele minnes, ma nagu mõtlen selle peale, et aga et noh, et tegelikult ma panen selle jälle Instasse sellesse ja siis jälle inimesed kirjutavad ja siis on jälle hea tuju. Küll mitte päris niimoodi, aga nagu noh, ikkagi see nagu motivatsioon on nagu see on lihtsalt see nagu positiivne tagasiside, mille peale ma alati mõtlen, et ongi mingi noh, mitte ainult see, et Rebecca, sa saad nii hästi hakkama, sa oled nii tubli, blablabla, vaid nagu ongi lihtsalt see, et need inimesed, kes siis nagu kirjutavad actually nagu tegelikult nagu hoolivad ja neil ongi nagu noh, endal ka nii-öelda nagu uhke tunne siis mingil määral, kes ma ei tea, aga ja siis mis mind veel motiveerib, no kindlasti ka nagu enda areng ja nagu noh, oligi see hiljuti, kui ma käisin ühel nagu noh, põhimõtteliselt enda esimesel nagu heels frame up workshopil siis nii-öelda ja ma mõtlesin, et ma ei ole mitte kunagi teinud nagu heelsi või frame up, et ma props ei oska ja see on props liiga nagu raske ja no mida kõike veel. Aga siis ongi see, et sa oled seal nagu workshopil koha peal on ju ja siis sa nagu tantsid, sa oled nagu, et okei, nagu looki tuleb välja, et okei, mis toimub ja siis nagu see motivatsioon nagu tegelikult tuleb sellest trenni nagu õhkkonnast ka hästi palju. Et ongi, kui kõik on sellised täiega noh, sõrmed laes ja pidu käib, siis on nagu palju parem endal ka nagu olla ja noh, teha see workshop siis nagu lõpuni, kes. Nagu sa rääkisid, siis see nii-öelda positiivne tagasiside, et ma pole väga nagu tantsijaid, kes ei oleks enesekriitilised ikkagi mingis osas. Alati leiab neid asju, milles nagu ennast kritiseerida. Põhjus ka, miks ma pole väga julgenud ühtegi tantsuvideot nagu stories nagu postitada. Et ma lihtsalt ei leia seda nagu julgust võib-olla, et teha seda. Kuigi võiks, sest tegelikult nagu see turunduslik pool minuga nagu tantsija on see vajalik, et need oleks nagu kuskil üleval. Ja. Aga ei, et positiivne tagasiside, ma arvan ka, et see on nagu üks suurim motivaatoreid, aga just vahepeal mind isegi motiveerib natuke rohkem ka see tagasiside, kui ma saan nagu mitte nagu kriitikat, aga et see, et mida saab paremini. Kuna vahepeal mul ongi see, et kui keegi ütleb, et ma ei saa millegagi hakkama, siis minu peast tuleb automaatselt see, et nüüd ma tahan nagu vastupidist tõestada nagu just sellele inimesele. Toho. Aga see on nagu mingitel teatud juhtumitel. Ütleme, et ma ei tea, keegi ütleb mulle, et ma ei tea, ma ei oska mingid, ma ei tea, ma ei saa 6 pöördega nagu järjest hakkama. No ma pole ilmselgelt nagu mingi lyrikal või contempt tantsija, et ma ei saagi hakkama, aga lihtsalt oleneb kontekstis, võib-olla mul tuleb see tuhine taad, nii ma võtan kätte ja ma järjest teen nii, et ma saan selle 6 pöördega hakkama. Et sellepärast keegi ütles mulle, et nagu ma ei saa hakkama. No mul just vastupidi oleks see, et keegi ütleb mulle, et haha, sa ei saa 6 pöördega hakkama, siis ma olen nagu, et thanks, või nagu, miks mulle seda ütlesid, thanks, ma tean, ma ei saa sellega hakkama. Ja siis ma lihtsalt jätan selle sinna paika.
et aga ei, see on küll väga tubli, et sa niimoodi ennast tõestama lähed. ei, I ma could räägin, never. ei, see on nagu väga spetsiifiliste olukordadega ikkagi, et Mhm. kui keegi mul praegu tuleks ütlema, et ma ei saa kuuepöördega hakkama, ega ma nagu, et mis mul sellest, ma Lihtsalt ei loeme, peagi et saama. sa ei saa kuuepöördega hakkama, tegelikult. Lä- Lähme saali, ma näitan sulle, kuidas peab tegema. ja nagu just, et nagu selles mõttes, see ei ole minuga vaata otseselt seotud. Mis mul sellest, oota, mis sa ütled mulle. okei, jah. Aga ma käisin ühel koolitusel ja siis Mihkel Raud nagu Mhm. pidas motivatsioonikõne seal. Tohoo. Ta ütles väga ilusti, et panna kirja nende inimeste nimed, kelle arvamus sind nagu päriselt huvitab. Ma pole seda listi teinud veel, aga võib-olla. Kui kunagi peaks vaja minema, siis see on alati mul nagu mõttes, et kui ma peaksin hakkama liiga palju hoolima kellegi arvamusest, siis ma tean, et mul on kuskil nagu selline väike quick tip olemas. Ja ei see teiste inimeste arvamuse nagu kuulda võtmine täiega, noh, see saab olla motiveeriv, aga see saab olla ka nagu räigelt demotiveeriv tegelikult, kui sa mõtled selle peale. Demotiveeriv. Sest ongi see, et kui sa liiga palju hakkadki enda käitumist nagu mõjutama sellest, mida teised sinust arvavad, siis nagu ega sa väga kaugele omadega ei jõua. Eriti mitte nagu, noh, tantsumaastikul, ma kujutaks ette. Et sellega ongi hästi siuke, et noh, jällegi peabki valima nagu inimesed, kelle nagu, jah, kelle arvamus tegelikult ka nagu, noh, on sulle kasuks, mitte lihtsalt ei tiri sind alla kuskile sügavamasse urgu. Ja ma nõustun. Minu jaoks ongi, et lähedased, nad eriti, kes tegelevad tantsuga, et kui näiteks mu õde ütleks mulle midagi nagu midagi tantsu osas, nojah, kui ta nagu kiidab, siis on minu jaoks kohe nagu vau. Sest ega tema ei tea tantsust midagi. Ja. Ja kui tema kiidab sellist asja, mida ma teen, siis ilmselt see on nagu vau, vaata. Aga samas, kui ta nagu kritiseerib midagi, siis ma võtan selle kuulda, võtan arvesse, aga samas ma tean, et kui ma ei tea, olen mingi mu trennikaaslane, kes võib-olla tead natuke tantsust rohkem, on midagi teistmoodi kommenteerinud. Et minu jaoks võib-olla lihtsalt teine arvamus jääb rohkem välida. Selline küsimus sulle, et kuidas sina hoiad ennast motiveerituna võistlustel? Just. Et kuidas see kõik päev näiteks, kui sul ongi näiteks, ma ei tea, halb päev, kuidas sa selle, kuidas ja kas sa üldse nagu tegeled sellega, on pigem minu küsimus. No mul on hästi see, et nagu päev enne võistlusi ma üritan juba ennast nagu vaimselt siis kohale tuua või nagu ongi see, et ma ei ärkaks üles paha tujuga, sest et võistluspäeval sa veedadki aega nii paljude nagu kuidas ma nüüd ütlen, nagu nii paljude sõpradega ja üldse nagu tuttavatega ja mingi grupikaaslastega ja värki, ja kui sul on endal paha tuju, siis see ju kindlasti mõjutab neid ka, et ongi see, et alati mul on selline väike rutiin, et enne võistluspäeva ma siis käin pesemas, on ju, siis ma teen nagu vahest. Ma teen nagu näomaski ja siis ma vahepeal joon teed ja siis ma olen nagu, et ma olen valmis homseks. Ja siis ärkangi ülesse. Hästi oluline, minu puhul on ka see nagu üleüldse nagu kooli juures ka, aga et ma nagu pakin enda kotti eelmisel päeval ära. Sest muidu hommikul on see, et sa ärkad üles, sa oled juba mingi stressis, ma pean ennast valmis panema, pean koti kokku pakkima, mul mingi asjad on kadunud. See lihtsalt ei tööta. Ja siis ongi see, et hommikul ärkad üles, on ju, vahepeal teed mingi meigi kodus ära ja värki, aga lähedki võistluspaigale ja siis see on juba see, et sa pead ise mõtlema, et mul on nüüd nagu hea tuju, et ma nüüd tahan kõigiga rääkida, sest et kui sa mõtled, et ma nüüd lähen istun sinna kuskile pingi peale ja jäängi sinna istuma auto, kuni keegi minuga rääkima tuleb, siis juba nagu selle protsessi ajal su enda tuju tegelikult läheb täiega alla. Aga meil tulles tagasi nüüd selle küsimuse juurde, ongi see, et oleneb väga võistlusest, ma ütleks. Just hiljuti käisin me seal, võtame näiteks Tallinna. Tallinna Viimsi Spotlight ja olin ühe kavaga siis laval nii-öelda. Mul oli üks päev Tallinnas ja mul on ainult üks kava. Seda ei ole nagu juba ammu juhtunud. Ja siis see oligi tegelikult täiega veider, aga samas see oli täiega motiveeriv. Ongi see, et ma panen ennast valmis ainult üheks kavaks, ma pean muretsema ainult ühe kava nagu soorituse pärast ja siis see oli nagu täiega chill. Nagu
Hästi palju vaba aega oli lampi seal võistluspäeval. Et ongi see, et sa saad mingi sõpradega rääkida ja üleüldse, et sa pead nagu keskenduma, et sa pead nagu enda rõhku panema ainult ühele sooritusele siis nii-öelda tol päeval. Ja siis see oli täiega kuidagi nagu värskendav, sest et või nagu ongi näiteks see, võtta Chate talvekontsert. Kontsert kestab, mis ta kestab, mingi 3 tundi äkki umbes või? Ja seal selle jooksul pead siis esitama kõik enda tolle hooaja siis nagu kavad, kus sa ise osaled. See aasta mul on 3 koondist, mis tähendab, et ma pean 3 tunni jooksul keskenduma 3 kavale. Pluss ma siis nagu näitlen seal vahepeal, ehk ma pean täiesti nagu lukku panema ennast ja karakteriga minema lavale. Et ma väga-väga loodan, et ma ärkan too päev nagu hea tujuga ülesse, sest et kui ma ei ärka, siis on natuke pekkis. Aga ongi see tegelikult, et kui sa nagu ise haibid teisi üles, siis teised haibivad sind üles ja siis ongi võistluspäeval väga nagu tore olla. Aga kuidas sul? Mul või? Issa ma ei mäleta, kuna ma olin viimati võistlusel Hispaanias. Ma käisin ühe grupiga võistlemas Hispaanias. Ja seal olin ainult ühe kavaga. Ja vot nii kohal ma pole vist nagu ma olin väga-väga kohal, ilmselt, et maksad suht palju. Ja kõik, kes ei tegele tantsuga, siis lihtsalt natuke kõrvalasi, et me ikkagi peame enamus oma kõik reisid ja kõik asjad nagu kinni maksma, et kui ma tahan minna Hispaaniasse võistlustele, mina pean kõik lennupiletid, hotelli ja kõik ise kinni maksma, vaata. Et see oli küll mõttes hea tunne, et sa nagu oled hästi kogu aeg kohal ühe kavaga. Aga mina on ikkagi see inimene, kellel on 5 kava iga hooaja jooksul, on ju. Et eelmine hooaeg oli suht see mõttes crazy segane, et mul oli näiteks 2 kava ühes kategoorias ja see, et ma pidin vahetama riideid mingi 3-4 minutiga. Nagu kõik soengud ja kõik meik ja kõik mingi ehted juurde panema. Et ma ei unusta vist iial neid hetki, kus ma seda kõik tegelema pidin. Ja pluss on nagu improvisatsioonilised kategooriad ka. Et näiteks päeva jooksul, kui esimene tants hakkab pihta, enne seda võib-olla ma nagu tõesti stressan, et okei, käin oma enda isikliku ajagraafiku. Mul on alati endale nagu kellaajade järgi ajagraafiku, kuna miski on, kuna ma vahetan riideid nagu järjekorra. Ja ma käin seda ma arvan mingi 1 000 000 korda peast läbi. Ja kui esimene tants enne lavale minekut, siis ma enam ei mõtle mitte midagi. Ma nagu teen laval ära ja siis hakkab kõik minema järjest. Ma isegi ei jõua vist olla kurb, vihane, stressis. Vahepeal isegi ma ei jõua olla lava peal nagu kohal 100%. Aga see õnneks on nagu väga harvadel juhtudel olnud. Et tõesti see nende jooksmine on suht haiganud ja see hooaeg käisime Leedus võistlemas ja mul oli battle ja grupitants täpselt samal ajal. Ja vot see oli see, et kus ma tõesti tundsin stressi, ma olin täiesti endast väljas, aga ma pidin ikkagi hoidma ennast maa peal, sest mul pole mõtet välja näidata ka teistele seda, et ma olen nagu väga stressis. Ja ma pigem lihtsalt hoian seda sees, et teistel oleks ka hea olla, et ei oleks nii, ma loodan, et keegi ei olnud väga mõjutatud peale nende inimeste, kellega ma olin mingi, kuule, et ma vist ei jõua, et kas te nagu saate mind ära oodata või nii. Ma mäletan, ma läksin nagu paari korraldaja juurde, oligi mingi, et ma olen laval sel hetkel, et oodake ma ära. Ma mäletan, et seal samal võistlusel tulime grupikavaga maha ja mulle öeldakse nagu üle terve saali mikrofoni minu nimi, et ja lihtsalt me sootame siin battle'ile ja ma olen mingi, vot see oli küll minu jaoks piinlik olukord. Aga ei, selles mõttes ma ikkagi vahepeal naudin rohkem seda, et ma saan ka olla kogu aeg tegevuses. Et ükskord juhtus selline asi ka, et läksime võistlustele ja siis seal võistlustel juhtus mingi õnnetus ja terve tänavtantsu kategooria jäeti ära. Ja mul vedas, et ma olin ka ühes contemporary kategoorias, aga lihtsalt see passimine mingi 4 tundi või 5 tundi ja lõpuks 12 tundi nagu oli terve võistluspäev. Et
vot see oli küll mõnes mõttes piinarikas, et sa ja, lihtsalt ja, istud ja tiksud ja nagu vahepeal vaatad, vahepeal sööd, et see oli küll piinarikas, et ma Mhm. pigem eelistan seda, et mul ongi nagu miljon asja. Et jah, trikim nagu raskem on tõesti hoida nagu seda kohalolu iga kavaga, Mhm. aga ma arvan, et see on alati, oleneb päevast Jaa, ei, vahepeal. see on ka aus tegelikult. Nagu ongi see, et kui sul on liiga palju vaba aega, siis sa hakkadki nagu mõtlema, et oota pekki, aga nüüd ma nagu olengi närvis. Või nagu sul on nagu rohkem Jah. aega, et olla närvis. Jah. Aga sa mainisid, et kategooriad, nagu hästi mitmes kategoorias tegeled siis nii-öelda. Et kuidas sul muidu nagu konkurentsiga on? Et kas sa pigem jõuad enda tihedast ajagraafikust leida need paar minutit, et näha ka nagu konkurentide kavu või nagu kas sa üldse vaatad neid, kas sa ei pane üldse tähele või kuidas sa suhtud nendesse? Oi, mina olen selles mõttes üdini tantsuinimene, et ma armastan nagu, see ei ole see, et ma tahan neid laval olla, ma armastan nagu südamest vaadata ka tantsu ja laivis on teistmoodi. Aus vastus on see, et no ega ma ei näe, on nagu täiesti aus vastus, et ma võin olla näiteks street and show kategoorias, aga ega ma ei näe neid, ma näen võib-olla seda kava, mis enne mind on, aga väga harva ma näen nagu tervet kategooriat. On küll olnud juhtumeid, kus ma saan nagu rahulikult vaadata, aga mulle meeldib selline asi nagu YouTube, et et hästi paljud võistlused ja nii-öelda võib-olla mingid eraisikud panevad need tantsud ülesse ja kui ma näen, et mingi tants tekitab mus võib-olla huvi ära vaata, ma lähen alati vaatan YouTube'ist ära. Et lihtsalt olla kursis, mis toimub minu ümber ja ma isegi jah, nagu mind ennast väga ei huvita konkurents või see, et kas võidan või mitte. Et see ei ole, selles mõttes ei sõltu minust nii palju, et minu töö on ilmselgelt olla laval, nautida ja sooritada nii hästi, kui ma saan iga kord. Aga see, mis koha ma saan, ei ole 100% ilmselgelt minu võimuses. Et ma pigem tõesti naudin saada ka inspiratsiooni teistelt. Aga jah, selles mõttes ega ma väga ei jõua vaadata samamoodi improvisatsiooniga, et kuigi jah, ma olen nende inimestega laval, siis kes on mulle nagu lähedasemad inimesed, ilmselgelt neid ma nagu vaatan süvitsi. Aga näiteks kui mul on soov kedagi vaadata, siis ma võib-olla unustan ära, et nagu ma tahtsin teda vaadata, aga ma lihtsalt teen nii oma mõtetesse või sellele keskenduma, et kuidas mina nüüd oma järgmise vooru teen. Okei. Ei, ma tegelikult täiega nõustun. Mul on nagu endal võib-olla väiksem Rebecca oleks rohkem vaadanud enda vastaseid ja olnud nagu, et neil on lahedam kava kui, või noh, neil on parem sooritus, kui mul üldse kunagi olla saaks ja nüüd ei oska ja nüüd ma täiega kardan selle pärast ja blablabla. Aga tead, praegu mul on ka täiega nagu siuke suht lamp või nagu ei ongi see, kui sa ootad vaata nagu lava taga just, et sa oled järgmine esitus ja siis sa ikka näed sealt nagu aksist või lava kõrvalt seda eelnevat esitust siis, aga ma pigem vaatan seda, et nagu ennast hype upida, sest tavaliselt on mingi hea muusika käib, vaata. Ja sa oled seal mingi, davai, ma lähen lavale, let's go. Ja siis ega ma väga ei ole ka nagu enda kategooria vastaseid siis nii väga vaadanud. Ongi kui lava tagant. Aga ma ütleks ka, et väga nagu ei pööra tähelepanu selle peale võib-olla siis nii palju. Ei, seda küll. Okei, ausalt nagu ma ikkagi vaatan, et kunagi ära. Mul on vaja teada ikkagi, kuna Eestis on ikkagi suht väike, tead suht kõiki, et huvi pärast ikkagi saab nii-öelda hooaja lõpuks enamus kavad nähtud. Ja ehk siis tulles tagasi selle nii-öelda mentaliteedi poole ja nagu vastaste poole, nii-öelda see mentaliteet, et väga oluline ongi minu jaoks just nagu üritada alati hoida seda. Sest mul on alati kuskil samamoodi peas see, et alati on mingi väike laps, kes nagu ilmselgelt iga väike nagu tantsija vaatab suuremale ülesse, eriti kui sa käid mingis stuudios või tantsukoolis. Et mina olen olnud see pisike laps. No siiamaani olen see pisikene laps, aga lihtsalt mul on tunne, et tuleb vaikselt juba see periood peale, kus minust ja nagu meist mõlemast saab see nagu vanem tantsija. Et hästi oluline on minu arust, et alati hoida sellist nagu positiivset mentaliteeti. Et kui ongi, et väiksed nagu näevad sind ja siis sa nagu väljendad oma enda seda head mentaliteeti, et siis see nagu tulevane põlvkond oleks samasugune.
nende jaoks ei tohiks olla oluline see, et see vastane on tugevam. See tähendab, et me kaotame nagunii, et mulle ei meeldi see mentaliteet ja ma kindlasti ei tahaks. Et minu õpilastel oleks selline mentaliteet, et pigem just, et võtta neilt oma ümbritsevatest tantsijatest, inimestest, kõikidest nagu endale nii-öelda inspiratsiooni ja alati olla nii-öelda endast parem, nagu alati minna oma arengu redelis siis kõrgemale. Okei, Lisel, aga sa nüüd mainisid natukene ka inspiratsiooni, et kuna sina ise oled ka nagu väiksemate laste õpetaja, siis kust sinult tuleb see nagu inspiratsioon? Aga nagu selles mõttes raske küsimus jällegi. See on nagu motivatsiooniga igalt poolt, aga inspiratsiooniga väga randoomselt. No tegelikult see on eestikeelne sõna, aga nii-öelda ka juhuslikult. Ma olen vahepeal inspiratsiooni saanud nagu näiteks laulust. Vahepeal ma näen mingit head tantsijat kuskil ja isegi mitte tema nagu tantsimine, aga mingi või nagu tema tantsimine, ma saan mingi omaenda idee näiteks. Ja vahepeal ma lihtsalt, ma ei tea, kõnnin koolist koju lihtsalt täiesti nagu oma mõtetes, siis korraga nagu midagi näiteks klikkab. Et inspiratsioon on tõesti nagu igalt poolt, kuskilt ta tuleb. Aga kui ma nagu ma sain see aasta õnneks võimaluse ka täiesti ise proovida nii-öelda tantsu luua, koreograafiseerida 2 väiksele tantsijale ja siis nendega ma kindlasti pigem rakendan seda, et nende pealt võtan inspiratsiooni. Et kogu see protsess, mida mulle on ka õpetatud ilmselgelt, et võtta pigem, kui ma kellelegi teen mingit asja, et võtta neilt inspiratsiooni. Et see, et mulle ei meeldi see, et okei, mul ongi 2 väikest pisikest, on ju. Ja ma võtan tantsu valmis, annan lihtsalt neile, et las tantsivad, vaata. Et mul on olnud väga palju neid hetki, et kus ma lähengi tunni niimoodi, mul on umbes idee olemas, aga ma katsetan nendega ja küsingi, et mis teie arvate, mis siia sobiks. Ja vahepeal näiteks nad teevad tunnis mingi, lapsed ikka, hüperaktiivsed vahepeal, teevad mingid nagu suvalisi asju ja siis ma näen, et see on jumala äge. Ütlen nagu, et tee uuesti korra. Tee korra uuesti. Nii siis ma mõtlen korra nagu, äkki me paneme sinna sisse hoopis selle. Ja et kui keegi kunagi peaks nägema mingit moessi, siis tõenäoliselt seal tegelikult vähemalt 3-4 asju, mis on täiesti randoomselt sinna kavasse jõudnud. Nii et see on nagu raske küsimus, aga lihtsalt võib-olla selle näite põhjal on mul lihtsam vastata. Aga kuidas sinul, kuna sa ilmselgelt ei tegele nii-öelda nagu mina, et mingit võib-olla lähen sinna karjääriõpetaja suunas omadega, et kuidas sinuga on, et võib-olla isegi küsiksin, et nii-öelda üleüldine inspiratsioon, ükskõik nagu, kui sul on, ma ei tea, koolitöö, kust sa inspiratsiooni mingi asja või kui sul on vaja teha mingi koreo kuhugi, et kust sa nii-öelda inspiratsiooni võtad? Koolitöödega inspiratsiooni, no väga oleneb nagu koolitööst ka, vaata. Aga oletame, et kui koolitööks oleks teha koreograafia. Kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis vahepeal nagu õhtuti hambaid pestes, mul nagu AirPodid on konstantselt kõrvas kogu aeg. Muusika lihtsalt blästib. Ja siis ongi see, et pesed seal nagu rahulikult hambaid on ju, siis hakkab mingi puus nõksuma ja siis sa vaikselt lihtsalt oled seal mingi ja siis ma olen nagu paar väga head liigutust sealt siis nii-öelda nagu leidnud või nagu avastanud. Ongi täiesti, nagu sa ütlesid, randoomsetel hetkedel, kus need liigutused siis nii-öelda tulevad. Inspiratsioon, no kindlasti ka teiste, kui ma olen käinud kuskil mingi workshopil või nagu teiste tantsijate liikumis või nagu kehakeelest, kindlasti ka. Ja ei no väga aus olla siis TikTok trendidest ka veits. Või nagu hiljuti on täiega palju tulnudki just seda nagu hip-hopi nagu just nagu tantsustiilina TikTok trendidesse. Et enam ei ole mingi ma teen nagu Renegade'i on ju, vaid sul ongi nagu mingi basic sammud ja mingi see on nagu tõeline trend.
või nagu see on hea sõnakasutus. Tõeline tõeline trend. või ei no reaalselt ongi too. Ja siis ma ei olegi mõelnud selle peale, ma ei ole nagu varem pidanud niimoodi koreograafiaid looma. Aga eks tead, ma arvan, et ma läheksin saali ja siis ma paneksin mingisuguse muusika käima ja siis ma ilmselt hakkaks nagu improt tegema selle järgi ja leida võib-olla mingisuguse nagu beat'i muusika, mingi löögid, mingi rütmi muusikast ja siis ongi, kui ma leian mingi laheda liigutuse, siis ma hakkan nagu sellega katsetama ja ei tea, ma lihtsalt nagu jällegi pole kunagi teinud, aga ma loodaks, et see tuleks nagu sujuv protsess. Natuke kahtlen selles, sest et see motivatsioon tuleb ka sinna natukene mängu uuesti. Et ongi nagu, noh, kui ei tule improga midagi välja, siis ongi see, et aga no siis ju ei tulegi midagi välja. Aga ei, ma tõesti loodan, et kui mul kunagi tekib see võimalus luua koreograafiat, siis see läheb nagu ladusalt. ma olen õnneks saanud nagu korra luua. Mitte ükski nagu protsess pole olnud ladus. Reaalselt need mental breakdownid, mis sul tulevad selle käigus, on ebareaalne vahepeal. Ja, ma täitsa usun. Aga ma lugesin ühte oma uurimuspraktilise töö jaoks Jaan Aru raamatud loovusest ja lugelemisest. Ülihea raamat, ma soovitan nagu absoluutselt kõigile. See on rohkem suunatud küll nagu nii-öelda lapsevanematele, aga reaalselt soovitan absoluutselt kõigil lugeda. Ja seal ta rääkiski, et meie need suvalised hetked, kus me saame nii-öelda neid inspiratsiooni või neid, näiteks kus hambaid pesed, et see ongi, et kui sa tegeled mingi asjaga, et siis kui sa võtad pausi ja lähed mingi muu asja juurde, oled mingi, ma ei tea, mõtlesid, ma ei tea, eile, ma ei tea, mingit tantsu toredat või tegid improt, onju. Ja järgmine päev näiteks kõnnid väljas. Ja sul korraga hitib mingi hea liigutus midagi. Et su aju ikkagi, isegi kui sa otseselt ei tegele sellega, et ikkagi nagu tema oma mingite struktuuride ehitamistega ja klotside ladumistega ikkagi natuke tegeleb sellega. Ja siis ta lihtsalt nagu opa, nagu sealt tuli üks idee. Et mul lihtsalt tuli korraks see pähe. Et mul endal lihtsalt vahepeal seoses nagu motivatsiooniga. Mul on klassis nagu suht palju sportlasi, kes samamoodi käivad nagu välismaal võistlustel. Ja no kui sa tegeled, ma ei tea, näiteks vehklemisega, vaatame. Kui sa lähed näiteks kuhugi Taani või kuhugi võistlustele, sul makstakse ju kinni ikkagi need asjad. Või ma ei tea, jalgpalluritel ka, näiteks mu sugulane mängib jalgpalli. Tal makstakse kõik kinni, kõik, ma ei tea, transport, toidud, kõik mingi riietused, kõik on kinni makstud. Nagu vapsi super on ju. Ja siis tuleb nagu meie tantsijate pool, et võistlustants või nagu see peotants on natuke teine asi. Et see on natuke teine kategooria. Aga ongi, et kui me räägime sellest tantsu, mida meie teeme, nagu meil ei ole sellist asja nagu sponsorlus, põhimõtteliselt nagu ei eksisteeri ikkagi. Kui soovime minna Horvaatiasse võistlustele, kõik tuleb tegelikult ikkagi meie oma enda rahakotist. Ja ongi kõik transport, kõik söök, ööbimine, võistlustasu ise ka. Õnneks võistlustasud ei ole nii kallid. Okei, oleneb mitte paljust tantsid, et kui me räägime Eesti võistlustest, siis ikkagi sa pead, no ikka on läinud mul kulusi mõne võistluse peale. Nagu üks kava nagu adekvaatne. Ja kostüümid. No palju tantsid on ju kostüümid ja kõik ja treeningmaksumused, et kui tegelikult tantsimisega, et sul ei piisa ikkagi minu arvates. Ei piisa sellest, kui sa tahad nagu hea tantsi olla, või midagi saavutada või olla natuke parem alati iseendast. Et siis minu arvates ei piisa ainult sellest, kui sa käid nagu ühes kohas. Ja see ei tähenda seda, et nüüd sa pead mingi 3 stuudios olema, vaid see, et näiteks tantsid ühes stuudios, aga sa käid näiteks töötubades, workshopides, mujal, käid kuskil laagrites, et
minu arvates see on tantsija jaoks väga oluline, et sa saad igalt poolt midagi, aga taaskord see on nagu kallis lõbu, see maksab palju raha ja. ja see kõik tuleb meie rahakotist. Yeah. Et jah, ma ei tea, kuidas sinu nii-öelda vaatenurk ja arvamused, et on sinu kord ennast väljendada sellel teemal. Jaa, ei, ma nagu nõustun sellega, et noh, ma jällegi võib-olla pole nii kogenud, pole käinud kuskil kaugetes laagrites ja värki, aga ei kindlasti. Château laagris meil on ju ka alati erinevad Eesti tantsumaastiku tegelased käivad siis workshop'e andmas, mis ongi, noh, võib-olla alguses sa ei ole isegi ta nimest kuulnud ja siis lähed workshop'ile ja oled mingi, et aga kuule, see on tegelikult nagu täitsa aus värk, mida ta teeb. Ja siis ongi nagu inspiratsioon tuleb sealt ja siis see kuidagi, ma ei tea, vahepeal jääb külge, vahepeal lihtsalt täiesti unustad ära. Ma tegelikult nõustun sellega, et jaa, et kindlasti siis, no just ongi nagu nagu meie ajal loogi praegu, või nagu sellel vanuseastmel nii-öelda, kus me juba omadega jõudnud oleme, võib-olla paar aastat noorematel ka, ongi täpselt see nagu küps aeg, millal katsetadagi erinevaid nagu noh, stiile. Ja tegelikult ei võib-olla ikkagi noorematel. Aga ongi nagu täpselt see perfektne aeg, kus saab katsetada erinevaid stiile ja ongi see, et leiad siis nii-öelda selle südamelähedasema, mis sulle siis rohkem meeldib ja milles siis sa nagu saad ennast nagu sügavamalt arendada, Aga kindlasti, noh, see ei ole see, et vanusest 14–16 seal sa pead valima endale ühe stiili ja nüüd sa lähed sellega nagu elu lõpuni. Ei, kindlasti mitte. Aga lihtsalt ma nagu võib-olla enda kogemusest tean, et see tihti nagu juhtub sellisel vanuse astmel. Kindlasti on inimesi, kes nagu varem saavad aru, mis neil klikib ja noh, et hiljem saavad ka aru, mis neil klikib ja värki. Näiteks mul endal ka praegu väga suur inspiratsioon tuli tantsida siis just nagu show kategoorias. Või nagu ongi, et nagu ma juba enne mainisin, et ma ei jääks ainult nagu hip-hopi põhiseks. Et tegelikult võiks ju seda kuutpööret ka ära teha, mida sina võib-olla ei suuda, eks ole. Vaatame, istume aasta pärast tagasi maha, vaatame, kes teeb meist kuuspööret ära. Props mitte mina, aga noh. Ma tunnen, mina nagu ei pöörle ka aasta pärast. Ei, noh, selles mõttes Eestil või no Eesti tantsijatel on kombeks olla hästi mitme stiili peal ikkagi. Välismaal pigem ei ole seda. Yeah. Pigem, nojah, ikkagi mingi aeg võtad nagu stiile juurde või niimoodi, aga et see kontrast, et sa tantsid lüürikali ja mingi hip-hopi samal ajal on nagu väga heas mõttes absurdne ikkagi. Välismaal tavaliselt on see, kus tantsid hip-hopi või mingi street dance styli, et siis ongi kas mingi popping või mingi locking, nagu rohkem ikkagi selles suunas. Et aga ja Eestis see, et meil on tantsijad, kes on reast, ma ei tea, paneme show'd, hip-hopi, lüürikali, kes võib olla isegi balletti natuke nagu eks ole, et see mõttes väga huvitav on see kogu asi. Aga ja see nii-öelda on ikka rits töö. Ma ei tea, kas ma tohin siis sõna kasutada, aga see on ikkagi rits töö, et ja noh, kui sa ei ole tantsija, ega sa päris nagu ei tea ka, millega me tegeleme. Ta on hea öelda, et ma olen tantsija, et võib-olla keegi mõtleb, et on siin, et tai, ma käin nüüd laval ja siis ma teen seda ja aga nagu see eeltöö maht ikkagi on, no ikka on. Ma nõustun, et see on absurdne. Nagu juba noh, see võtab vaata mentaalselt juba nii läbi. Kui sul ongi, oletame, see võistluspäev, kus sa oledki mingi 12 tundi ja sul on mingi mitu kategooriat, kus sa igal pool olema pead ja mitu korda käid laval ja blablabla. Aga see võtab ka nagu füüsiliselt läbi igasugused mingi vigastused ja kõik selline asi, mis ongi tegelikult nagu, sellest ei räägita väga palju. Või nagu ongi tihti see, et noh, osades treenides õpetaja ütleb siis, et noh, et tehke ise soojaks, et teate oma keha paremini ja siis me teemegi ise soojaks.
ja noh, isegi siis, kui me teeme koos treeneriga või noh, õpetajaga soojaks, siis hiljem on ikkagi noh, mingi minut võib-olla, et saab ise nagu oma keha järgi teha asju. Aga ongi see, et kui sul ongi nagu tekib mingi suur vigastus, näiteks eelmine aasta mul oli selg täiesti noh, väga nagu retsilt valus ja nüüd selle aasta alguses ka mõlemad hüppeliigesed või nagu need kõõlused otsustasid lihtsalt, et kuule, Rebecca, me ei viitsi suga enam nagu. Ja ma olen lihtsalt nagu, et okei. Aga ongi see, et noh, kui sa juba saad selle, kuidas ma nüüd ütlen, nagu tagasilöögi füüsiliselt või mentaalselt, just ongi see, et noh, ongi mingi hästi suur vigastus, oletame mingi jalaluu murdunud, või ongi mingi mentaalselt, et aga ma ei jaksa ja ma ei suudagi enam, siis tegelikult nagu tagasi sellele rajale ongi nagu suht raske saada. Nagu kui sa oledki mingi jalaluu murruga 5 kuud tantsust eemal, oletame. Ma ei tea, kui hull su luumurd peab olema, et sa 5 kuud luumurruga tantsust eemal oled. Aga äkki sa murdsid vahepeal mõne teise luuga ära. Ja ongi see, et noh, et seda motivatsiooni siis uuesti leida, et noh, naasta trennidesse nii, no hands down, ma ei suudaks. Ma props jätaks pooleli või midagi. Ja ma nõustun selles mõttes, aga kuidas sul nagu praegu sellega on, et noh, sul on nagu selg oli, nüüd kõõlused vist on nagu paremad, aga kuidas nagu sul nagu selle motivatsiooni poolega oli või nagu on, kui võtta just need vigastused arvesse? See on väga hea küsimus tegelikult. No aasta alguses oli täiega see, et noh, et mu keha ütlebki mulle, et ei suuda seda teha, et nagu ma ei suuda seda teha. Ja siis oligi see, et füsioterapeudi juures käisin ka, ütleski, et ülekoormatus, aga ei, harjutused andis ja tegelesin nendega ja treenerid või noh, õpetajad olid kõik hästi mõistvad, ütlesingi, et ma ei saa võib-olla nii täisjõuga teha. Ja siis noh, see oligi nagu no see on reaalselt täiesti mõistetav asi, et kui sul on vigastus, siis ega õpetaja ei saa sulle öelda, et mind ei huvita, et mine pane nüüd 120% endast nagu mingi noh, trennisaalis. Ilmselgelt mitte. Aga eks ikka endal oli natuke see ka nagu pettumus mingil määral, et noh, et aga äkki ma siis ei suudagi või nagu noh, mul olid mõlemad hüppeliigesed valusad, see on crazy. Aga ei, ma tulin toime ja nüüd täitsa liiguvad jälle. Üks päev just trennis tegelikult nagu mingi väike nõks käis läbi ja ma olin lihtsalt nagu, et nad ei hakka uuesti valusaks minema. Aga ei, noh, ongi lihtsalt see, et soojenduse ajal teen natuke mingi noh, releveesi ja plieesi ja küll ma hakkama saan, selles suhtes nagu väga palju rõhku enam nendele ei pane, nii öelda. Mõtlesin, noh, sa räägid, mul tuleb lihtsalt pähe see, et väga ei hoolita oma kehadest, kuna noh, no sa ei saa spordina võrrelda ilmselgelt mingit ujumist või kergejõustiku tantsuga, aga ikkagi tegemist on füüsilise alaga ja mul endal on lihtsalt tunne, et väga palju nii palju ei mõelda selle peale. See on nagu suva, mu selg valutab, ma elan üle, ma pean nagu trenni tegema. Aga nagu pikas perspektiivis ikkagi minu jaoks on see, et no õnneks ma olen väga õnnelik ja mul on vedanud, et mul ei ole ühtegi pika nagu siis vigastust olnud, tui. Et vahepeal on nagu selg, mul tekib nagu alaseljas valu, kui ma tean, et mul on ülekoormatud nagu füüsiliselt, et siis mu selg võib hakata väga hullult valutama, aga et see ei ole nagu midagi hullu. Mistõttu ma üritangi oma keha hoida, sest ma tean, et kui ma olen tantsija, siis see on minu tööriist. Nagu kui sa oled professionaalne tantsija ka, siis see on su tööriist. Ja kui su tööriist on katki, sa ei saa ju oma tööd teha. Ja lihtsalt ma kardangi nagu endast nooremate juures seda ka, et nad ei mõtle, et nad hoolivad ainult sellest, et ma pean kogu aeg pushima ennast tegema, aga et kui sul on nagu valu, vigastus nagu minu jaoks, kui minu õpilane peaks tulema ütlema, et
tal on selg valus ja ta ei saa nagu üldse tantsida, aga ma ei hakka sundima sind lavale nagu, ma sunnin sind lavalt maha pigem. Reaalselt. Nagu ma tõesti, mul lihtsalt süda murdub, kui ma kas kuulen kuskil või näen nagu kaastantsijaid, et neil on vigastused ja nad lihtsalt nagu push ivad through või noh, või no nagu suruvad läbi valu. Ja ma saan aru, et võib-olla see on tõesti sel hetkel vajalik, et nagu sa ei saa nagu, ma ei tea, trenni tõttu noh, kavades ka, et nagu nii-öelda on vajalik, aga nagu ma ei nagu mul on valus vaadata seda, et keegi ohverdab omaenda keha selle nimel, et nii-öelda mitte kedagi teist alt vedada. Kuigi noh, sa ei vea tegelikult kedagi alt, sa vead ainult nagu, ma lihtsalt mu peas käib alati see, et kui sa oma keha eest ei hoolitse, sa ei saa lõpuks tantsida, minu suurim mure. Ehk siis ma ka nii palju, kui ma saan, ma üritan ka ikkagi hoida oma keha. Et nagu kui midagi peaks juhtuma, tui, eks ole. Et siis nagu, mul tegi külmavärinad kohe nagu, et mul on vaja nagu kõik. Ja Nüüd, kui ma kuulsin su nagu kõõlustes ka, mul on ka kohe see, et nagu ma läheks ju reaalselt saatma, ma arvan, nädalaks ja 8 nagu lihtsalt nagu mingi haiguslehel, et nagu istu maas. No see oli šatee-laager too. Augusti algus oligi see, et mul oligi septembrini ju mingi 2 nädalat äkki või. Aga no ega see siis ka ei paranenud ja siis läkski ju septembrist juba nagu noh, täie rauaga hooaeg nagu pihta. Ja siis oligi noh, siuke jõlop. Ja eks kõik tantsijad ja kellel on tuttavad tantsijad ja kes nii-öelda sunnivad läbi vigastuse, siis ma ei tea, minu lihtsalt palve on see, et kõik mõtleks enne 3 korda üle. Et kui, kas sul on tõesti vaja minna sinna ühte trenni ja tantsida kõike nagu niimoodi, et sul tekib nii-öelda suurem vigastus. Ja mina ütleks ka, et see ei ole väärt seda. Või nagu ongi näiteks, mõtlen, kas ma saan mõne hea näite tuua. Oletame, et sa tahad spagaati maha saada, on ju. Aga su puus haigelt valutab. Nagu lihtsalt haigelt valutab. Aga sa mõtled, et ei, ma ikkagi pean selle spagaadi maha saama. Ja siis iga päev, noh, kas või sa venitad nagu mingi 10 minutit. Sa teed iga päev 10 minutit enda tollele haigele puusale nagu räige koormusega haiget. Siis 3. päeva lõpuks sul on puus nii kange, et sa ei saa varsti kõndida ka enam. Et nagu see spagaadi maha saamine tolles hetkes ei ole siis võib-olla nii oluline, et ongi enne mine arsti juurde, tee oma puus korda ja siis lähme selle spagaadiga edasi. Ja. Arsti juurde. Nojah, see on ilmselt nagu keeruline protsess, lihtne öelda, et mine arsti juurde, mine füsio juurde. Alati nad ei ütle ka sulle nagu... Ja, istud seal EMO-s mingi 4 tundi, ai, sul on lihtsalt mingi sinikas, pane külma peale. Ei no thanks, no ilmselgelt ei ole lihtsalt sinikas, aga okei. Jah, keeruline. Väga keeruline. Et kindlasti jah. No ongi, kui sul on vigastus, ma ei kujuta ette. Kui raske on ikkagi olla motiveeritud, et nagu võib-olla see motivatsioon muutub lihtsalt nagu kohustuseks lõpuks. Et sa nagu pead tegema ära, et see ole see, et tahad nagu sa tahad teha, vaid lõpuks sul lihtsalt on nii valus, et sa nagu aga et sul on nii valus, et see tahe lihtsalt muutub kohustuseks. Ja ma arvan, et see on eriti tantsimise juures. No ilmselgelt igal elu aspektil ikkagi. Et no pigem võiks olla see nautimine, et sa tahad ja kui see, et see muutub kohustuseks. Siis ma kardangi seda, et kui mul peaks muutuma tantsimine nagu ainult kohustuseks, et siis mul on tunne, et ma ei tohiks väga sellega nii palju tegeleda. Nagu, et see ei ole asi, mille pärast ma alustasin. Tulles siis, me räägime siin praegu vigastustest ja kuidas see nagu motivatsiooniga on seotud. Aga teine sellega seotud aspekt on kindlasti ka puhkamine. Nagu lihtsalt on vaja võtta neid vabu päevu. Kui ma vaid iseenda nõu kuulaksin vahepeal selle puhkamisega. Aga tõesti, nagu, mis mul oli, et talvevaheajal, isegi kui mul on kohustusi, see oli minu jaoks aeg, kus ma võtsin endale, ma sain võtta 5 päeva.
ja siis ma pidin juba tegelema oma nii-öelda asjadega. Ma võtsingi 5 päeva, ma ei teinud mitte midagi. Ja mul oligi vaja võtta paus 5 päeva just näiteks tantsust. Et ma ei lähe kuhugi saali tantsima, ma ei tegele mingite asjade väljamõtlemisega, vaid ma tegelen sellega, et ma olen kodus, ma võib-olla vaatan sarju, nagu teen kõike nagu muud ja tantsu. Ja ikkagi üks parimaid nõuandeid, et see tegelikult natukene toob motivatsiooni. Ja Rohkem juurde. kindlasti. Või nagu ongi see, et sa ei olegi kogu aeg nii nagu mentaalses nagu kontaktis sellega võib-olla. Nagu ilmselgelt oled. Aga mina ka näiteks selle hooaja nagu treeningplaani siis nii-öelda tegin. Ma teadsin, et ma tahan nagu vähemalt 1 päeva jätta endale nagu enda päevaks siis nii-öelda. Mis on erandeid, kui see minu reedene minu päev on ära rikutud mingisuguse tegevusega siis väljaspool kodu. Aga ongi see, et kool lõpeb mingi a la 3 paiku, siis jõuad nagu mingi 3:30 koju ja siis sa lihtsalt magad terve õhtu ja see on nii mõnus. Sest et ongi esmaspäevast neljapäevani iga päev nagu mingi a la 8-9, trennisaalis on ju. Lähed koju, hakkad veel õppima, sa oled nii väsinud, sa jõuad öösel nagu mingi kell 1 võib-olla magama. Ja siis sa magad nagu mingi 6 tundi. Lähed kooli, tuled uuesti trenni, lähed uuesti koju. See on selline tsükkel, mis ongi nagu mentaalselt täiega kurnav tegelikult. Eriti kui sa pead nagu, võistlused on tulekul, ongi nagu, trenni poolest on ka seda survet peal, pluss koolis on ju alati mingisugused kontrolltööd ja õpid uut teemat ja siis sa pead täiega nagu lock innima, aga ei tea. Nii et mul ongi selline nii-öelda pikk nädalavahetus. Minu jaoks see on pikk, ma tean, väga paljudel inimestel võib-olla ongi lihtsalt nagu iga päev vaba aega, aga kahjuks minul seda ei leidu. Ongi reede nii-öelda keskpäevast siis kes 3, suht lõuna, lasen kuni nagu pühapäeva keskpäevani välja ja siis pühapäeva õhtul ma hakkan õppima. Aga ongi see nagu, reede on minu päev. Ma tavaliselt ei korralda seal mitte midagi ja nagu šoteesse ma üritan ka võimalikult vähe ilmuda kohale siis sellel päeval, kui ei ole just mingit erandit. Aga ongi, et see nagu puhkuse aeg, nagu see aeg endale ongi tegelikult täiega oluline. Kuidas sul muidu, palju sa enda päevast viidad kodust eemal, trennisaalis võib-olla? Kõige ekstreemsem näide, mis ma praegu vist tuua saan, oli see reede, mis kuupäevad ei ole olulised. Ma lahkusin kooli ajaks 7:30 hommikul. Ma jõudsin tagasi koju, nagu kõik koolikotid ja trennikotid, 11:30 öösel. 10:30. Ja vot see oli minu jaoks see, et nagu mida asja nagu. Ja selles mõttes mu suht päevad on, mitte küll nagu 10 öösel, aga ikkagi pigem selline, et et hommikul vara lähed kooli, siis sealt enamasti otse trenni ja jõuangi mingi mitte 10, mingi 8-9. Vahepeal mul on mingid päevad, kus mul on paar tundi pausi, aga kuna ikkagi tegemisi on palju, asju on palju, et ma sisustan need ajad ikkagi ära, et see lähed siin et mul on mingi see töö vaja ära teha või see kirjand vaja kirjutada või ma ei tea, tantsukooli või tantsimise poole pealt, mul on vaja see ära analüüsida, mul on vaja see ette valmistada. Et sellist puhkeaega ma lootsin tegelikult. Ma nägin aasta alguses, ma nägin oma kalendrit, ma nagu, reedel ei ole trenni. Minu päev. Ei no see läks ikka täiesti rappa omadega. Ma lootsin, pühapäev, minu päev. See läks samamoodi täiesti rappa omadega. Et nüüd on pigem see, et ma üritan, ma isegi ei tea, kust ma üritan leida neid aegu. Võib-olla just see, mu aju on lihtsalt kogu aeg tegevus, et kui mul on see puhkeaeg, siis ma nagu mingi andke mulle tegevust. Jah, just. Ütlesin pikka aega koju, ma jõuan kord kuus koju. Seda siis ma ei ela kodus või nagu vanematega. Ja siis koju jõuangi suht kord kuus. Aga jah, selles mõttes, kui aju ongi tegevuses, ega ta ei leiagi seda puhkeaega väga. Kuskilt lugesin. Mulle väga meeldib lugeda mingeid teadusartikleid ja mingi psühholoogia kohta. Ja et puhkeseisund
on ka tegelikult see, kui su aju teeb midagi muud sinu nagu rutiinsest tegevusest ehk kui minu nii-öelda tähtsad asjad või kohustused on see, et ma käin koolis, ma käin trennis või noh, ma ei käi trennis, vaid nagu tegelen tantsimisega. Ma ei käi ainult trennis enam. Et minu nii-öelda aju jaoks on juba puhkeaeg see, kui ma lähen reast jalutama. Või see, kui ma vaatan filmi. Et tegelikult see on ka puhkeaeg, mida mul väga palju ei tule, aga ma üritan leida mingeid vaheldusi. See on huvitav. Aga see on kõik minu enda süü, et mul kõik need asjad on. Nii et I will deal with them isiklikult. Nii et mulle ei meeldi teiste peale väga olla mingi, et jah, mul on nii palju asju teha. Ja. Mulle ei meeldi olla see inimene. Alati, see on see, et alati on keegi, kellel on võib-olla sinust rohkem asju. Kellel on sinust vähem asju. Et siis on nagu kõik, keegi ei saa sinuga kunagi nagu nende relate ida. Kõigil on neist nii erinevad elud. Väga deepiks läks nagu, sorry kõik nagu. Ma mingi trauma tampisin vist nagu. Ei saa koju ja ei ole isegi pausi, et hingata ja elu on ikka nii raske. Minnes siis natukene sügavamalt toonilt ja võib-olla natukene palju jäppamist. Ma tunnen, et nüüd on aeg ikkagi otsad kokku tõmmata meil. Ja. Loodan, et te õppisite sellest episoodist midagi, sest et mina väga õppisin. Ja ma ei tea. Ma ei tea, eks näis, Eks näis, kui motiveeritud me oleme, et järgmine osa teieni tuua. Nii et oodake ikka põnevusega. Davai, tšau.